Tere hommikust! Magasin selle E92 nina peale ja värki. Ja siis mõtlesin, et ma täna proovin kapoti ära siis. Kapott on küljes, aga sellega tekkis see probleem, et ma ei tea, kas siis ongi landsekad pikemad 92 või mis toimub, aga ühesõnaga kapott oli liiga pikk. Ja panin küll nina külge, panin sinna isegi alla vahetükki asju ja kummist nii tajutasid, et välja pool tuua seda. Aga mitte kuidagi siis sobinud ja peaks väga palju custom tööd tegema selleks, et seda saada liikuma. Ja siis ma vaatasin külje pealt, kui ma olin selle paika saanud enam-vähem niimoodi, et kapoti lukust läks kinni, et see nina läheb jube pikaks. Ja kui ma nüüd kujutasin vaimusilmis ette ennast transitionimist kellegi taga, nagu ikka mul agressiivselt meeldib teha, siis see nina on jube pikk. Ja ilmselgelt sellega harjub ära ja sellega saab arvestada värki-särki. Aga ma mõtlesin, ma tean, mis on vaja teha. Kas on vaja siis kapott lühemaks teha, mis on vähe raskem ja vajaks värvimist jälle ja värki. Aga ilmselt see on kõige parem variant. Sest et see teeks veits lühemaks nina, jääb täpselt nii palju ruumi nagu on. Radikas praegu on küljes, kõik jaotusvelik keesatud koos. Kliimatorud võtsin 92-lt, kõik on, kliima toimib nüüd. Aga siin on polt puudu. Ja kõik RV-l on ainult 2 voolikut siin all puudu, mis latti lähevad, sest et N52 on siin pool pump ja parempoolse rooliga on sul sealpool siis latt on ju, kuhu surve läheb. Ja esimesel on täpselt vastupidi, ehk mitte miski ei sobi jälle, ehk see on vaja 2 kokku panna ja ma käin hüdroskendid sellega. Siis on vaja juhtmist teha nagu ikka. Sellega ma ootan, äkki mul üks tuttav saab aidata. Nii et ma ise ei hakka seda rapsima praegu ja aega kulutama, selle peale ma panen muid asju kokku. Ja tagasilda on vaja veel vahetada, siis saab vaadata, mis kardaaniga saab. Ilmselt ma pean kardaani keevitama lühemaks. Ja eks ma pean ise seda ilmselt tegema, sest ma ei tea, kes teeks seda ja kui hakkab väristama, siis saab balansseerida jälle ja siis vaatab edasi. Aga tahaks käima saada selle ja nina kokku panna, nii et ma arvan, liigume plaan B suunas ja hakkame lõikama. Kui te vaatate siit, siis näete, siin on nii palju ruumi. Siia mahub radikas kõik asjad ära ja siin on kohe näha, et ma pean lõikama siis põhimõtteliselt siit ääres kõik ära. Kõik tühjaks seest. Sellega ma ei tea, kas siit jääb midagi ette. Tundub, et jääb, sest et kui radika kinnitus on siin, siis peab seda tahapool liigutama. Nii et see on veits raskem. Maikeli swapiga sai 36 radikas sinna, aga ma tahaks kliima ja roolivõimu kõik asjad alles jätta. Nii et peab kõik ümbert ringi ruumi tegema ja väga ilus see ilmselt ei ole. Ja ma loodan, et kapoti lukusti vähemalt jääb alles. Või siis peab panema hoodpinid, mis ei ole mu esimene valik, ma tahaks ikkagi originaali. Aga kui valikut ei ole, siis mis sa teed? Eks peab siis lõikama kõik ilusti maha siit ja kapoti lukust on nii rõvedas kohas. Kui siit vaatavad, siis vaatab kaugel on see ja siin on nagu kohe ees see. Nii et see võib ette jääda ja peab panema hoodpinid. Aga eks seda näeb, eks ma hakkan vaikselt soovitama seda 92 päevalt sain olumise radika kinnitus, mis toovad seda ettepoole. Sest kui vaatad originaalne näed seal all see, siis seal on nüüd radikas nii palju ruumi oli vaja. Nii et nüüd tuleb lihtsalt ülejäänud kõik sobiks teha ja kui ma saan selle esinina niimoodi toimiva, et see päris ära ei lagune, siis see on hästi. Nii et eks hakkame tegutsema siis. Nii. Panin originaalne nina tagasi, veits fabritseerima nüüd asju. Põhimõtteliselt lõikasin keskelt pooleks, nii palju kui vaja oli. Ja ilmselgelt kapoti kinnitus, mis oli siin keskel on ja siin seda kasutada enam saa. Radika kinnitused vaja samas. Kas on või ole? Kuidas on?
Tundub, et radikakinnitus ei ole vaja, sest mitte midagi ei liigu. Aga võib-olla igaks juhuks ikka teen. Samas ei ole vaja, ongi lihtsam vahetada, kui midagi peale pane. Ühesõnaga, sellega on praegu korras. Nüüd ongi vaja rollivõimutorud hüdroskandis teha, juhtmestik. Ma iga kord räägin üle seda asja, et ma endale meelde tuletada. Ühesõnaga, paneme tiivad kõik asjad tagasi, nii nagu olid ennem. Aga endal oli vähemalt huvitav proovida 92 nina. Oleks võinud kohe muidugi teha nii, nagu tehtud on praegu. Aga ma arvan, et ei ole hullu. Vähemalt saime teada. Ja võtsin varuosadeks kõik asjad, nii et kui vaja on nina, kapotti, stanget, siis võib teada anda. Nii et jah, eks ma tulekinnitustega veits mängin, et tuled saada sirgeks ja muud asjad. Et see on tegelikult jah, panen asju kokku ja vaatame, mis nende juhtmetega saab. Kas tullakse tegema või pean ise tegema. Ja siis hakkame taga silda vahetama ja siis vaatame Kardani asja. Kaamera muidugi sitane. Nii et eks tegutsen meits ja võib-olla vahetan tihendid ära lõpuks ja nii on. Nii et ma ei hakka mingit taimla asja panema, siis keegi vitsi neid vaadata, nagu nii, mina isiklikult ei vitsi vaadata, update on palju paremad, et näha, kuidas tehakse ja mis tehakse ja nii edasi. Nii et praegu on selliselt, et nina on põhimõtteliselt selge sellega, peab kahjuks jätma selle koleda põrssa nina, nii et kas update ma loodaks järgmine oleks see, et on kõik tehtud ja saab käivitada. Nii et näeme siis. No nii, järgmine update. Nina on kõik koos. Kõik stange, kõik tiiva, kõik logarid, asjad panin kokku. Alt on jube sitane. Nagu te näete, Kardan ja summuti puudu. Need on põhimõtteliselt järgmised. Ma lihtsalt uurin, kas see kerest tuleb see Kardani pikkuse vahe või siis on see hoopis differ kuidagi istub teised 92, aga minu arust ei istu. Ühesõnaga tuleb see Kardan sobivaks teha ja siis praegu teen rollivõimu volikud, tegin nii-öelda, kuidas ma ütlen, mõtlesin välja, kuidas nad peaksid jooksma. Ehk siis nad jah, panen külge ja mitte paneme külge, teen puhtaks ja lähen nende komme hüdroskandi. Need saab korda. Siis, mis veel? Rädikas ja kõik, vendikas ja kõik asjad on ees. Kõik istub ilusti, ruumi on kõvasti, saab rihma vahetada. Kõik nii, nagu peaks olema, ilma probleemideta. Nii et jah, lasen alla ja siis näitan uuesti välja. Siin pole enam midagi peal. Kapoti kinnitus paigatan siia, tulevad uut põnnid siis. Ja vist võib sisse laska isegi, rollivõimutorud on seal all, nii et ma ei hakka sisse laseda asju külge panema veel. Juhtmestik jälle pean mainima. Aga jah, vendikas asjad istuvad kõik ees nii, nagu peaks olema, rihma saab vahetada. Ja minu jaoks oligi tähtis, et see rihma saaks vahetada, sest kui sa oled, ja radikat tegelikult, sest kui sa oled ikkagi võistlusel ja sul tekib kokkupõrge nii hull, et sul on vaja, või mis iganes juhtub, siis on vaja seda radikat vahetada ja on vaja ka rihma vahetada, kui midagi juhtub sellega. Nii et põhimõtteliselt sellega on kõik korras. Nüüd ongi jaotusvedelik sisse, homme toon jaotusvedeliku. Ja õlifilter on vaja tuua, saab õli ära vahetada ja ülemisest õlilekkest lahti. Ja siis on põhimõtteliselt, jah, eks vaatame, kapotti ma veel peale ei hakka panema, mis juhtmustik on ebamugav teha. Nii et tänaseks põhimõtteliselt kõik. Näeb välja nagu stokk. Kapoti kinnitused ja korras väljast. Raiskasin veits aega selle 92 ninaga, aga vähemalt endal huvitav ja korra tegelikult oli ilus ka. Lihtsalt ma tean, et see ei sobi, et mind jää piinama see, et kurt oleks pidanud või hakkaks seda keset hooaega tegema. Nii praegu, kui oli vaja nagunii lahti kõik võtta, siis jah, siis vähemalt nägin ära.
nii et kõik istub nagu stokk põhimõtteliselt. Nii et jah, tänaseks kõik ja näeme homme. Kui ma ise vaatan YouTube'i, siis ma väga ei vaata, ei huvitu nendest asjadest, kui keegi näitab mingi timelapsi, mida sa teed on ju. Eks ma üritan lihtsalt seletada ja näidata, mis ma teinud olen. Nii et veits teine formaat võib-olla kui mõnel inimesel, aga jah, siin üritan harjuda filmimisega. Üksi on muidugi raske teha seda, on ju. Aga ma seletan ära, mis ma tegin. Nagu te näete, siis kardaani tagumine osa on paigas. Tahtsin küll kasutada seda jämedamat 325 oma, aga praegu läheb see eest, et see istub siia paika ja esimest osa ei ole nagu näha. See on siin. See on siis 325 kardaan, mis ma tegin lühemaks veits. Aga kuna see lõikamine muidugi relakaga, siis ei ole väga sirge. Eks ma lasen homme treida maha, siin jätsin varuga. Pikkus on paigas, sealt võtab sentimeeter maha, siis treib selle ilusti sirgeks, keevitavad kokku ja ongi olemas koos olemas. Ja siis roolivõimutorud on ka custom. Siin ühel on vaja 15 sentimeetrit juurde panna, panin sildi külge, selle kellel on oma üdruskändi. Ja siin on vaja ühendada 2 banjo ühendust siis. See ja see ja siis saab ühe roolivõimutoru, mis lähevad siia. Ehk siis homme on custom päev, custom tükid lähevad külge. Ma lasen teha, loodetavasti tehakse ka ära, et ei vinguta. Ja siis saab custom tükid külge. Siis on põhimõtteliselt kõik vedelikud paigas, kardaan paigas, siis saab homme summutiga tegeleda. Summuti on vaja tõenäoliselt lühemaks teha, aga see ei ole üldse probleem. Nii et jah, peab siin homme laskma need asjad ära teha ja kui käes on, siis saame külge panna. Proovin filmida ka siis seda tööd, kui ma hakkan neid asju külge panema. Ma siis panen külge, ma arvan lihtsalt. Ja siis saab summuti panna alla, vaadata, kuidas see istub. Kui see istub ilusti, siis saab veitsi lühemaks lõigata, kust vaja on ja siis on korras. Ja siis jah, see on vaja juhtmistik viimase asjana teha. Juhtmistik tehtud, saab käima panna. Jaotusvälik sisse, õli sisse ja peaks timm olema. Siis põhimõtteliselt on kapoti kinnitused vaja ainult panna ja on korras. Nii et jah. Nii on. Tagasilla ma jätan kevadeks, ma arvan. Sest et ma ei taha seda nii-öelda siledat sillatala roostuseks ajada. Nagu te näete ju poole talvega on see lensflare tähendab. See sillatala on roostus, põhi on ka juba roostanud, siis ma hoian soojas garaažis seda iga õhtu, nii et jah, on vaja hoida seda, ma ei hakka seda, kevadaks muidu jälle poldid kinni ja reguleerida ei saa ja kõik asju. Nii et ma hoian seda kevadeks, ma ei hakka sinna ühe nädalaga nii palju asju tegema. Saaks käima selle nädala jooksul, siis oleks päris hea. Nii et näeme homme, kui tükid on käes. No nii, päev, mis iganes, 5. päev vist juba tegelen selle asjaga. Roolivõimu torud on käes, kardaani juba tegelikult panin alla, et saaks magada üldse. Paneme roolivõimu torud külge, siis on summuti vaja parajaks teha ja siis saab põhimõtteliselt maha jääda tõstukelt. Nii et tegutseme ja meil on siin Martin Ojastega, nagu te nägite juba klipist ilmselt, on juhtmemöll. Igast asju kuradi oleme vaadanud, proovisime sütti ka sisse saada, aga ei saanud. Nii et ilmselt peame kassi ära vahetama ja siis tegutseda. Või siis saab käima, või mitte käima, aga süüta vähemalt sisse. Siis saab edasi vaadata, aga see on õhtuline teema juba, et paneme kald kokku ja siis saab õhtuskud maha jääda ja siis on siis vaatame edasi. No nii, ma olen lõpetanud oma summutitööd. Sidur on vist õhutatud, seda peab proovima, ma lasin lihtsalt tilkuda sellel. Summutiga on huvitavad lood, see ikka oli väga keeruline alla saada seda, esiteks ei mahu taha pütt ära ja siis ma panin selle keskel üldse ja meil see muudab häält ilmselt. Nii et loodame, et liiga hull ei ole.
siin ta on. Esimene osa kõik sobis, alates sellest pütist on nagu kõik uus. Ja veits madalal ka üks toru, aga ei ole hullu. See auto ei ole väga mõeldud 2 summutitoru jaoks. Nii et väga ruumi ei olnud. Aga pole hullu. Vahetsin ühe tihendi ära, mis julmalt lekkis. Ilmselt peab karteri ka mingi hetk ära tegema. Aga praegu käivituseks ei ole see tähtis. Me ei hakka see nädal selle peale aega raiskama, mis raha. Tihendid on olemas isegi. Lihtsalt ei ole aega tegeleda. Meil on siin Martiniga juhtmistik pooleli. Sellel teeme ära täna, ma loodan. Siis äkki saab sõitma selle. Ja siis summuti on tehtud. Kardaan on küljes. Täiesti brand new kardaan, keevitatud täiesti uue toruga. Ja õige pikkusega täpselt niimoodi, et ma saan selle kätte ka, kui vaja on. Eks muffi vahetada näiteks, kui on vaja. Ja sellega on korras. Kõik alt on põhimõtteliselt kõik tehtud, ainult vaja pesta. Ja selle ma pasin survekaga lihtsalt puhtaks. Kui ma saan tõstukid maha seal lükatud. Nii et jah, lõpp on küll veits nutuna erne püss, aga pole hullu. Läheb ilust rooste ja sulandub sisse. Veits pidin stanged ka lõikuma, sest 2 toru jällegi mahu ära. Ei ole mõeldu selle jaoks. Nii et jah, põhimõtteliselt juhtmestik jäänud jaotusvedelik sisse ja põhimõtteliselt sõidu valmis ainult kapoti kinnitus tuleb teha. Kapott on seal. Kapoti kinnitus ehk kapott tuleb peale panna, aga seda pärast juhtmestikku see võib homme või ülehomme teha. Nii et jah, teoorias peaks uueks nädalaks sõitma nüüd, kui juhtmestikku hästi läheb ja midagi maha ei põle. Nii et jah, ma lasen alla ja siis näitan sealt poolt ka, mis seis on. Nii, nagu te näete, siis korralik juhtmepidu on siin. Need kõik juhtmed tuleb ära vähendada. Siin on paar juhet vaja vähendada. Et kõige lihtsam see ei ole, aga Martinil on suur aju ja suur aitäh talle jällegi, et viitsis tulla ja aidata mind, sest mulle aju elektrit ei võta. Ma võin juhtmed kokku joota nagu päevad läbi, aga et vaadata, nagu, mis teeb mida ja hakata neid nagu omavahel seostama, mulle lihtsalt ei jookse aju piisavalt selleks. Nii et tänu Martinile saab see üldse see auto sõitma ja ongi hästi. Veits reroutisin asju, et ei peaks kõiki asju pikendama. Seal oli mingi 500 juhet. Pikendasin ainult 3 pistikut, trossel, õhulugeja ja paagitultus. Need kõik on pikendatud ja peaks toimima. Nii et ülejäänud kõik sai ümber kolle ja kolle alt igalt poolt veetud. Et oleks kõige ilusam ei ole ilmselgelt, sest et see on valepoole rooli oma. Siit jookseb nagu, võiks nagu kohe sinna joosta, aga jookseb ringiga. Ja igast siukest asju, nii et praegu on budget värk. Ma võin selle uue juhtmistiku leida tulevikus ja lihtsalt ära vahetada, see ei ole üldse probleem, sest tegelikult see nii-öelda mootoripoolne ei muutu, ainult kerepoolne muutub. Ehk siis jah, kui ma leian selle normaalse raha eest ja väga keeruline leida ja öelda, mis ajuga see on ja nii edasi. Mul on uuema tüübi juhtmistik ja oleks ta vanema tüübi juhtmistik, see oleks Bolton kõik olnud. Aga see uuem tüübi mootor, ehk siis N52N nõuab teist aju ja värki, siis jah, peab kahjuks sellega leppima, aga lihtsalt peab vaatama ja otsima, äkki leiab mingi. Aga praegu eesmärk oli see nädal käima saada ja siis hiljem tegeleda uuesti, teha ümber asju, kui on vaja. Ja nii ongi. Et nagu minu filosoofia on see, et get it running, don't get it right nagu David Freiberger äkki teada Roadkillist ütleb. Et tuleb käima saada, siis on motivatsiooni tegeleda teiste asjadega. Sest kui sa hakkadki pool aastat seda autot ehitama, siis ei jõua mitte kuhugi sellega. Nii et jah, praegu lihtsalt tuleb kõik käima saada ja siis vaatab edasi juba asju. Nii et põhimõtteliselt praegu rohkem ma ei saagi teha enam, kui juhtmistikku tehtud on, siis saab kapoti panna peale ja kapoti kinnitus, need on juba lihtsad. Nii et jah, põhimõtteliselt on praegu siis kõik. Näeme siis, kui Martin tuleb ja teeme lõpuni juhtmistiku ja äkki saab käivitusvideo juba täna. Loodame.